Räägime energiatrilemmast, et kui mõni riik disainib või kujundab oma energiasüsteemi, tal on sisuliselt 3 valdkonda, mille vahel ta peab siis kuidagi laveerima, et ta saaks sellise keskmise ja hea, mis sobib. Et need erinevad valdkonnad on turvalisus, mis sisuliselt tähendab seda, et energiat on piisavalt, et ei osteta väga palju energiat sisse ja et energiavõrk on hea. Ehk siis piisavalt energiat. Teiseks, et ei osteta väga palju sisse. Ja et on hea energiavõrk, et kui näiteks on lumetorm, siis ei jää terve riik kohe elektrita. Ehk siis see on see turvalisuse aspekt. Siis järgmine aspekt on siis nii-öelda õiglus. Või ka mõnikord tõlgitakse seda kui mingi juurdepääsetavus või niimoodi. Ja siin on see, et elekter on taskukohane või energia. Energia on taskukohane, seda on piisavalt. Et ei ole näiteks mingi pere, kes tahab elektrit osta või energiat osta, aga temal ei jätku. Samuti ka ausa hinnaga. Ja see käib siis nii kodutarbijate kui ka tööstuse kohta, et kõik nad peavad saama seda osta. Samuti, või siis viimane sektor on siis keskkonnasõbralikkus. Keskkonnasõbralikkus. Ja see on see, et kas riik on, kui suur näiteks kasvuhoonegaaside või kui palju heitmeid tuleb sellest energiatööstusest. Ja lisaks sellele ka, et kas see energiasektor proovib liikuda õiges suunas. Ehk siis vähemate heidete poole. Ja nüüd me vaatame 2 riiki, et näiteks mida energiatrilemma põhimõtteliselt tähendab, ongi see, et nendest igas valdkonnas antakse riigile mingi hinne ja nende hinnete põhjal pannakse nad järjestusse. Et siis näiteks Peruu on 41. kohal ja Kanada on 4. kohal. Ja miks see 3 nurk siin on? Et see näitabki, et kui palju on mingid asjad täidetud. Et näiteks Kanadas on väga kättesaadav energia, on taskukohane, seda on piisavalt ja see on hind on kujunenud ausalt, nii et Kanada saab selles sinises valdkonnas peaaegu maksimaalsed punktid, nii et siin see sinine on venitatud siia äärde. Samas aga näiteks Peruu ei suuda seda teha, tõenäoliselt sellepärast, et Peruu on veel arenev riik, tal võib-olla on palju inimesi, kes elavad maapiirkondades, kuhu ei ole jõutud näiteks luua, või siis riik ei tooda piisavalt, või siis energia on kallis näiteks. Need võivad olla põhjused, miks Peruu saab siin vähem hindeid. Kui me aga vaatame näiteks keskkonnasõbralikkust, siis nii Peruu kui Kanada on sarnased. See tähendab, et neil tõenäoliselt on vähem jäätmeid, neil tõenäoliselt on, ma tean näiteks seda, et Peruu ja Kanada mõlemad kasutavad suhteliselt palju hüdroenergia võimalusi, et enda energiat toota, mis on taastav energia, järelikult ta ka annab siia kõrgema tulemuse. Või siis, kui me vaatame näiteks energiaturvalisust, siis Kanada on saanud natuke rohkem, et siis järelikult võib-olla Kanada energiavõrk on võib-olla paremini üles ehitatud, võib-olla nad toodavad ka rohkem, võib-olla neil on, võib-olla nad ei osta nii palju sisse, erinevalt Peruust, kus see energiaturvalisus, ta on küll keskmisest, ta on üle 50%, aga ta endiselt on madalam kui Kanada oma.
kui tahta vaadata, mis need erinevad riigid on, mis nende energiatrilemmade indeks on, siis on olemas selline veebileht. Kui minna Google'isse ja otsida või siis öelda energiatrilemma otsida, siis leiame sellise lehekülje. Ja kui me siit lähme alla, siis siin on räägitud, et kuidas see energiatrilemma on koostatud, et mis on erinevad valdkonnad ja milleks seda kasutada saab. Ja siin on ka välja toodud, et mis need on. Aga kui siit minna alla, siis siin on selline tabel, kus saab vaadata, mis erinevate riikide energiatrilemma indeksid on. Ja ta näitab siin seda üldist koondatud hinnet ja ka erinevaid valdkondi. Kui me näiteks vaatame Rootsi kõige esimene, ta on üsna hea energiakindlusega, maailmas 4. Ta on väga keskkonnasõbralik. Nii. Ja nii edasi. Kui me vaatame siit, siis näiteks Eesti on 9. maailmas. Küll aga Eesti ei ole üheski asjas väga kõrgel kohal. Samas, kui vaadata näiteks Norrat, kes on Eestist kõrgemal, siis ta on väga keskkonnasõbralik, aga ta ei ole väga hea energiaturvalisusega. Kui vaadata näiteks, mis riigid on kõige halvemini saavad hakkama, siis need on ka üldiselt maailmas vaesemad riigid, kellel ei ole olnud nii palju võimalusi, et oma energiavõrku parandada. Et selle järgi saab hinnata, et kuidas riigil läheb. See on energiatrilemma.